Joo, mina olen jätkuvalt Artur ja ma olen nüüd lõpuks ometi tagasi YouTube'is ja täna on üks päev enne Jammi, et kes siis ei teadnud, siis ma korraldasin Vastselinas, korraldasin mingi olen umbes 3-4-5 kuud umbes olen korraldanud Jammi ja homme on lõpuks ometi see päev, kuna see Jam toimub ja me täna oleme siin, et asjad valmis panna või tegelikult me oleme juba siin mingi kui kaua me siin on täna. Me mingi 2 tundi umbes olnud tegelikult siin umbes juba ja me oleme põhimõtteliselt kõik asjad on paigas. Meil on registratuurilaud pandud ette, meil on kõlarid on paigas, meil on bännerid on pandud seinte peale. Et meil on kogu selline asi on nagu tehtud ja homme on meil võistlused ja peale võistlusi tuleb veel all-nighter ehk siis ma üritan homme vlogida veel, mida me siin teeme ja võib-olla tuleb all-nighterist täiesti eraldi vlog, et ma üritan nii palju filmida, kui ma suudan ja ma tõesti nagu üritan ennast nagu suruda, et ma filmiksin. Aga ma võin teile siis, ma praegu lähen sisse, kuna praegu muusika töötab ja niimoodi, et siis ma tulin välja, et ma lähen praegu sisse, ma lähen vaatan, mis siin on osad tulid harjutama. Meil on Kevin tuli mul appi, Robert aitas mind, Tarnast aitas mind. Merlis on väga palju abiks olnud, noortekeskuse juhataja, et aitäh Merlis ja kindlasti aitäh kõikidele sponsoritele, eriti Barrus, Trikiratas saatis mega palju asju, saatis nii palju juppe meile lihtsalt, et see on nagu täiesti uskumatu. Siis mis veel? Siis oli meil Onville saatis meile mõned asjad, siis on Monster Energy saatis meile 4 kasti Monsterit, millest 3 kasti lähevad BMX esikohtadele, et esimene, teine, 3. koht kõik saavad 1 kasti Monsterit. Kuna see on noortekeskus, siis me siin eriliselt tegelikult seda joomist teha ei saa ja 1 kast ongi meil ainult siis kohtunikele ja sellisele, nendele töötavatele isikutele, kes meil siin on, sest et meil tuleb väga-väga pikk päev ja meil tuleb veel väga pikk öö ka juurde. Et me jätame siis nendele inimestele ja mis veel? On midagi veel lisada. Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapital ja Võru Valdef veel aitasid meid kindlasti väga palju. Mõlemad aitasid, meil on väga-väga vinged karikad, ma mingi hetk lähen alla, ma näitan teile neid karikaid. Ma tegin tegelikult Vassi Jammi Instagrami kasutasin ka ja ma olen sinna hästi palju postitanud ja mis veel? Jah, loodan, et teile meeldivad need vlogid, et ma ei ole väga kaua aega teinud neid asju, nii et arvatavasti ei oska enam isegi kaamerat kasutada, aga lähme käime natukene aega nüüd siis ringi vaatama, mis siin toimub ja ma nüüd näitan teile, mis pargis toimub. Andri, kes see teeb? Need on siis meie need karikad, ma otsin praegu BMX esimese koha karika. Joo! Täna on siis Vassi Jammi päev, me nüüd liigumegi praegu juba Vasselina. Ma eile õhtul rohkem filmime, mul läks jutt seal, tegime veel asju ja mida iganes ja siis mul läks meelest ära. Ma sõitsin ise ka ja siis ma tõmbasin tal kaela ära, nii et mul on kael lukust, nii et ma ei tea, kui palju ma ise sõita saan täna ikka seal all-nighter. Aga Vasselina on seal suunas, nii. With my gang! Scoot, bang, bang!
kuidas kommenteerimine meeldib? Kuule, väga luks on siin kuradi vanakaladega diivanil ja kohe niimoodi, et ma ei tea, kurdan. Oh yeah! Andrei! Läheb. Igastahes ma nüüd räägin ka natukene. Ma tõuksi hästi natukene kõnnusin. Nüüd on BMX-i soojendus, meil on siin suht koht selline palju asju on olnud, mida teha ja mida veel. Jah, ma võin näidata, kes said finalistid. Tõuksi finalistid on siis Markus Poom, Erik Metsa ja Kevin Hiller, Robin Parv, Anti Saar ja Richard Keosaar. Et need olid siis finalistid. Ja nüüd tuleb kohe varsti poole tunni pärast hommust tuleb BMX ja siis tuleb Tõuksi finaal ja Tõuksi best trick ja siis tuleb BMX-i finaal ja BMX-i best trick. Nii et, jah. Näe, Andri ka.
täiesti . Ai. Jaa, ei.
All-Nighter käib ja eelmisest klipist te nägite siis autosustamist ja nüüd on juba mingi aeg mööda läinud, meil oli siin vahepeal mingi tegemist täiega, et ma pidin Võrus käima vahepeal veel ja mida iganes, aga nüüd on All-Nighter, ma proovin terve öö peale mõned sõiduklipid saada, mul läks endal juba näpp tagurpidi, mul on tiba valus, mul on kael on eilsest kange, nii et ma eriti palju midagi ise teha ei saa, et mina võtan suht-koht vaiksemalt seda, aga teised äkki saavad midagi teha, aga Andri proovib mingit komposti asju teha siin, et suutsime ikka temaga siia saada ja ma ei tea, näeb järgmises klipis, ma ei tea, kas me suudame filmida ja et ma midagi lubama ei hakka. Jah, davai. Nii, davai, ma teen mingisuguse väikse tutvustuse asja ka siia ette. Põhimõtteliselt meil tuli idee, et ma unustasin kogemata 3 grip-teipi alles, mis Trikiratas saatis ja kuna meil ei ole midagi teha väga, siis me teeme bunny-upi võistlust, meil on siin mingisuguseid neid klotse, vaata. Et me paneme need klotsid üksteise peale ja siis me vaatame, kes kõige rohkem üle hüppab ja top 3 saab siis grip-teibi. Et seekord, et kuna tegemist on skillipõhise võistlusega, siis ma saan ise ka osaleda, et siin ei ole mingi kohtuniku asja, nii et ei saa midagi öelda, et ma olen mingi cheater või midagi. Et siis me teeme kõik koos ja Robert hakkab filmima. Shoutout Robertile, kes hakkab filmima. Davai.
Nii, tere hommikust. Igastahes, ma nüüd seletan, mis juhtus. Viimane klipp, mida te nägite, oli siis see bunnyhopi võistlus, mis me tegime. Ja kuna filmisin hästi palju neid ranne hommikul või päeval ja seal õhtupoole veel, et siis akku oli täiesti tühjaks saanud ja põhimõtteliselt täpselt see mingi paari viimase mingi hüppe peal seal sai läbi. Igastahes Teino sai esimese koha, mina sain teise koha, Eron sai 3. koha ja siis Andres sai 4. koha, sest et me avastasime, et hoopis 4 gripteipi oli. Ja siis me lihtsalt jagasime need üksteise vahel ära niimoodi, et Teeno sai esimese valida ja mina sain teisena valida ja siis sai Eron valida ja siis sai Andre valida ja siis seal oli trikirata kleep, siis ma jagasin neid ka igale inimesele laiali välja. Et hästi paljudele ja hästi lõbus oli ja Teeno on neid just natuke aega tagasi läksid ära. Ja siis ma juba hakkasin vaikselt asju kokku panema siin, et helitehnikat ja niimoodi, et me saaksime võimalikult ruttu ära siit hiljem. Et jah, et me enamus muidugi Teeno aitas ära teha, nii et tänks Teenole, kes aitas mul eile pudeleid koristada siin jälle. Ja siin oli hästi palju prügi ajas üle nende prügikasti äärte ja just. Aga ma ei tea, kui ma teen veel mingi klippe, siis ma panen veel siia taha, aga ma millegipärast kahtlen selles, nii et ma igaks juhuks teen outroga korraga ära. Et ma ei tea, loodan, et teile meeldis see video. Kui te soovite, et ma veel korraldaksin Ossast jammi siin pargis, siis andke mulle kindlasti teada sellest. Sest et minul oli küll täitsa tore see ja jah, järgmistes videos. Peace.